see energia tasakaal päeva jooksul on väga ühtlaseks läinud. Et kui varem tõesti väljend nagu toidukooma, ütleme siis on ju, et sellest kuidagi taastumiseks, et jälle, et nagu aktiivselt tegutseda või et kergelt tegutseda, et siis see võttis nagu mingi aja. Et nüüd tõesti selle 8 nädala jooksul ma väga vähe, kui üldse olen seda tundnud, et see energia ongi nagu hästi mõnusalt paigas. Mul oli kuidagi toitumine oli nagu kinnisidee või kuidagi selline igasugused uskumused käisid. Teiseks ma tundsin, et mu energiatase kõigub kogu aeg hästi palju, et ma söön, siis peale seda on vaja mingit aega, et leiba luusse lasta, pikutada või kuidagi, et peale sööki see uuesti nagu sellise tegutsemisvalmis jõudmiseks nagu see võttis kuidagi nii palju aega. Mulle just meeldis see, et see veresuhkru tasakaalustamise põhimõte oli seal juures ka nagu. See on koolilõunat ja muidu ma arvasin, et nagu päris hästi juba on, et võtan seal salatit, pool taldrikut on see salatit täis ja selline tore. Aga siis peale selle programmiga alustamist ma märkasin, et see salat koosneb peedist, kaalikast, porgandist kõigest, ehk siis tegelikult, mis lisas veel seda glükeemilist koormust siis juurde lisaks sellele tatrale või kartulile, mis oli see üks osa seal. Põhitoidukorrad nagu läksid, kogused läksid väiksemaks, valikud läksid teadlikumaks ja vahepalad siis andsidki selle nagu, et tõesti päeva jooksul ma tunnen ennast üsna stabiilselt ja mul ei ole ka mingit nii hullu kinnisideed enam selle toiduga või et kuidagi tarbiks üks hetk liiga vähe ja teine hetk liiga palju. Mulle selle programmi jooksul väga meeldis see, et kuidas Elis tõi kogu aeg välja seda, et tuleb nagu nautida, et see, mis sa teed või kui sa selle toidu juba suhu pistad, seda tuleb nautida, et ma teen ju seda ainult nagu enda jaoks, mitte selle jaoks, et ma pean või kuidagi. Vaid tõesti, et kui ma tahan, siis ma naudin ja tegelikult ka see oli väga hea, et siin ei olnud nagu ühelt poolt oli hästi hea struktuur, aga teiselt poolt on ikkagi nagu palju vabadust, et mida ma siis söön ja tarbin nagu. Igal nädalal oli nagu oma teema, et siis see nagu hästi väikeste sammude kaupa hakata uusi harjumusi endale juurutama. Et ma ei tundnud kordagi, et nüüd on seda kõike liiga palju või ma ei jaksa enam nagu sammu pidada. Minu jaoks kasulik ja väga üllatuslik oli suhkruvaba kuu, et kus me siis 30 päeva ei tarbinud lisatud suhkrut. Ühelt poolt oli see üllatuslik sellepärast, et see oli tegelikult üsnagi kerge mu jaoks. Ma oleks osanud arvanud, et see nii libedalt läheb. Ja teiselt poolt ma sain nii suured taipamist, et kui paljud toidud tegelikult sisaldavad suhkruid ja kui palju ma siis suhkrut rikaste toitudega, šokolaadide või kringlitega, siis oma emotsioone tegelikult toidan, on ju. See energia tasakaal päeva jooksul on väga ühtlaseks läinud. Et kui varem tõesti ma tundsin, et ma nüüd olen nii väsinud või et ma nüüd ei jaksa seda teha või väljend nagu toidukooma, ütleme siis on ju. Et sellest kuidagi taastumiseks, et jälle, et nagu aktiivselt tegutseda või et kergelt tegutseda, et siis see võttis nagu mingi aja. Et nüüd tõesti selle 8 nädala jooksul ma väga vähe, kui üldse olen seda tundnud, et see energia ongi nagu hästi mõnusalt paigas. Kindlasti soovitan ja sellepärast, et just saada nagu teadlikuks, et kuidagi nagu iseenda siis selle söömise eest võtta nagu vastutus. Et mulle meeldiski, et ei ole seal nagu lihtsalt on retseptid, mida sa teed või et näed, et nüüd paned nagu hästi grammi kaupa kuidagi paika selle ja siis sa lähed sellest keskkonnast korraks välja, et sa pead hakkama siis ise oma valikuid tegema, et siis nagu võib-olla ei oska neid valikuid nii hästi teha. Osalesin ühes töötoas, kus oli siis terve päeva vältel, seal olid siis ette nähtud sellised snäkid ja natukene ka nagu mingid soojamaid ampse. Ja kuidas ma seal ise siis jälgisin seda, et nüüd tuli see snäki vahepala, et kui varem muidu lähed lihtsalt pistad suhu kõik, sest nii tore on ju, kui on snäkke täis laud, aga siis ma väga teadlikult valisin selle vahepala, ma teadsin umbes, kui palju see õun mulle annab, on ju seda praegu vahepalaks, et ma söön ühe õuna, mõned pähklid sinna juurde. Ja siis, kui tuli see lõunapaus, siis tegelikult seal laua peal ei olnud midagi nagu sellist, mis oleks selline võib-olla kõige parem veel lõunapaus olnud, aga kuna seal sai ka teha leiba, siis ma väga teadlikult teadsin, et nüüd need 2 viilu leiba annab mulle selle glükeemilise koormuse. Ma panen sinna peale seda ja seda hetkel, et siis on enam-vähem ka need valgud ja rasvad, ütleme, tasakaalus. Ja ma teadsin nagu väga hästi, et see on nagu väga hea lõuna, mida teha ja ma siis tõesti rõõmuga sõin selle ära, mitte et jälle kuklast tiksuks teadmine, et kas ma nüüd ikka, et kuidas ma nüüd võtan või kas see on ikka piisav või kas ma peaksin midagi veel teistmoodi nagu võtma. Et siis see oli hästi hea taipamine ka, et ka sellises olukorras, kus mul ei ole kodus seda retsepti ees, ma tegelikult tean, milliseid valikuid teha, mis aitaks hoida mul seda nii energiatasakaalu paigas kui ka siis kõiki muid asju, et ma saaksin ikkagi vajalikud toitained sellest
toidust kätte.